kuna siin on juttu parteilisest kuuluvusest, siis teatan ka, et ei kuulu ühtegi Eesti erakonda. Ja seda ma arvan, kui mulle ajakirjandus üritab delegeerida teatud poliitilisi tegevusi, siis olles pea 10 aastat Eesti eelarve nõukogu esimees, siis ma ei näe nagu väga olulist põhjendust kõige nendel väidetel, mida siin viimasel ajal on oma ajakirjandusest lugenud. Nüüd ma olen siin ilmselt ka selleks, et on võimalik esitada mulle küsimusi nende protseduuriliste reeglite kohta, sellepärast ma detailidel peatuma ei hakka. Tartu Ülikool on esitanud oma süüdistused, mina olen avalikult esitanud oma vastuväiteid ja siiamaani olen ma olnud veendumusel, et Eesti riigis mõistab õigust kohus. Täna me näeme, et seda teeb ajakirjandus ja kahjuks ka Tartu Ülikooli juhtkond. Aga ma usun, et siin õiguskaitseorganid selgitavad välja ja siis on ka selgus majas. Kindlasti ma kaeban ülikooli otsuse edasi ja sellega ma nagu rohkem seda teemat hetkel ei puuduta, aga olen valmis vastama küsimustele. Tahtsin tõstatada 2 teemat. Kahtlemata kõik see, mida Pere Sihtkapital on teinud, on olnud väga vajalik ja Eesti riigile oluline. Nagu ka eile oli juttu, on välja tulemas põhjalik ülevaade sündimuskäitumist põhjustavatest teguritest, monograafil, mis on valminud nii Tartu Ülikooli kui Tallinna Ülikooli koostöös ja seda on finantseerinud sihtasutus. Nüüd 2 probleemi võib-olla, mille ma tahtsin osundada, miks ka võib-olla osas, et selline situatsioon täna tekkis, et kui kevadel muutusid reeglid, ehk siis sellised sihtasutused, MTÜ-d ei saanud enam kasutada registriandmeid selleks, et mingisugust valimit anonüümiseeritud kulu koostada. See õigus piltlikult läks ülikoolidele. Siis me oleme tõesti tekitanud olukorra, kus, ja see ei ole mitte ju kahtlemata Pere Sihtkapitali probleem, vaid ka sellised mõttekojad nagu Praxis või Centar või mõned teised, et kui oletame telekommunikatsioonifirmad huvituvad mingisugusest uuringust, mis eeldab ka elukoha andmeid, siis tegelikult sellist uuringut täna teha ei saa, sellepärast, et nendel asutustel ei ole õigus valimit kokku panna. Selleks on vaja avalik huvi. Siit tulenevalt on nagu 2 võimalust. Üks võimalus on delegeerida siis ülikooli poolt niisuguse uuringu läbiviimine siis konkreetsele sihtasutusele või mõttekojale. Ja teine võimalus, et see sihtasutus mõttekoja sõlmib lepingu ülikooli uuringu läbiviimiseks. Ja mina leidsin, et tal ajahetkel oli mõistlikum kasutada esimest varianti, kuna see oli ülikoolil igati kasulik leping oma sisu poolest. Aga ütleme, probleem laiemalt jääb õhku. Ja teine teema, mis on natuke laiem ja ma loodan, et see leiab ka ühiskonnas mingil hetkel rohkem kajastamist, on see, et ja mul on väga kahju sotsiaalteadlaste ees ja sotsiaalsete teemade uurimise pärast on väike mure Eesti riigis, sest see skandaal tõi välja selged probleemi, et meil on teatud teemad ühiskonnas, mida mingite survegruppide mõjul ei tohi uurida. Ja kui need teemad on näiteks seotud rahvastiku küsimusega, siis on see mind kui teadlast, see teeb väga murelikuks. Ja täna me näeme, et selline olukord on tekkinud ja ma usun, et näiteks lastetuse teemat järgmised 5 aastat Eestis keegi ei julge uurida ja kõik saavad aru, miks ta seda ei julge teha. Ja sellest on siiralt kahju, nii et nagu akadeemia president on ka öelnud, et teatud asjade saamiseks on mõnikord vaja esitada valusaid küsimusi ühiskonnas ja me peame seda aktsepteerima.